Jaanikese MX liiga teine start ja start sain juba päris hästi minema, kaldusin ära Zeronile täpselt pihta, rikkusin tal ka stardi ära. Aga õnneks meeskuri olnud, ütles, et oligi hea sealt tagant sõita, et oli nagu hea rahulik ja pidanud higistama kohtade pärast. Aga siin juba teises sõidus rada kõvasti kuivem. Ma siin põhimõtteliselt jäingi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, põhimõtteliselt olengi vist viimane. Esimeses sõidus keegi katkestas ka. Nii, siis siit paremalt nurgast hops. Raido viskas pikali, väike puhkepaus. Sander Sepp sõits ka siin soonest välja normilt. Nii, siis siin nüüd Lukiga lähme koos. Vaatasin, mingid mehed sõitsid siin seespoolt pasasest läbi, ise läksid ikka siia korvisoonde logistama, jällegi kordagi ei proovinud ka sealt seest. Selles mõttes on huvitav, et tagant hakkad tulema. On jälle keda püüda. Nii, siin sõitsin ja jälle loksutasin seda seesmist liini, aga tegelikult väljast nüüd oli siledam ja too nüüd pööras ilusti sisse poole ka, et tegelikult oli too palju parem ja siin ma läksin ka jälle seda välimist joont, mis oli veel kordades sügavam aukus. Täiesti mõttetu. Nii, lained, tegelikult on jälle rohkem kuivanud, oleks võinud ju proovida, tegelikult siin paned nagu vastu, et natukene rohkem juurde, esiratas vähemalt üle oleks nagu täiesti okei. Ma ei tea. Lihtsalt ei julgenud, siin nägin hops, mindi siit, see okei, päris hea, siin lõpus läks soonde, too nagu hea ei olnud, mõtlesin, et järgmine ring tuleb sisse poole pöörata. Nii, ja siis läksin selle sisekurmi välimiskurvi ja oppaadi, siin paned nagu tasakaalu selle tõukerattaga, millega lapsed ringi kimavad, soon oli ikka nii pool tsiklik kadus sisse ära ja siis läksin siit välja ja siis ma siin see välisliini mööda kordades pikem maa ja jäin konkurentsis palju rohkem maha. Oleks siis nagu kiirelt sõitnud, aga ei, see mingi ukerdamine käis. Aga lukku ei läheb. Teises sõidus kuivem rada istus talle kohe palju paremini. Kiirem ringi aeg oli Lukil 2.35, mul oli 2.39. Läks järjest aeglasemaks ka. Okei, järjest, suht stabiilne oli 41, 40 ja 39. Siuke 2 sekundi sees oli need ringi ajad. Siin nagu justkui jään veits maha. See soon oli päris hea, lõpus olid paar auku. Siin ka. See hüppees auk oli nii jama, aga teiseks sõiduks oli ta veits leebemaks läinud. Siin oli see 3. soon oli hea. Siit ka läksid nagu, pöörisid sisse, oli nagu okei, kui sealt väljastuda soont läksid hullult raputas ja siin ka nagu ühest soonest teise mõlemad nagu väga head ei olnud. Eks ikka kogu aeg proovid mingit siledamaid kohti. Siin ka nagu pidurdasin nii maha, et mingi hoogu alles nagu jäänudki suurem hooga sinna soonde minna, eriti kui ta nii suur on, et ei ole johtu, et sealt välja nüüd sõidaks. Kuidagi on mingid põhitõed muidu, millega sõidad viimase ajal kuidagi nagu ära ununenud, et kogu aeg on nagu võistlused ja ei jõua nagu sõidutehnika peale väga mõelda, nädala sees on küll käidud sõitmas. Aga see on ka peale tööd on ju ja siis juba niigi terve päev mõistust kasutanud, siis pärast trennis on niimoodi, et lihtsalt sõidad, et ega väga palju mõttetööd seal taga ei ole. Mingeid asju ikka üritad jälgida, aga jah, siin nüüd võeti mul jälle üks koht ära, kohalik poiss. Mees, kes Olstressis nurmilt pikali pani teise sõidu stardis, sest hüppes läks kett katki. Siis ma nüüd proovisin seda väliskurvi, sest see seesmine soon oli nii sügav ja hoopis siin Sander
pikali maas. Nii kauaks ta siis ette sai. Midagi pärast ma läksin, nojah, see muidugi Sander kukkus ette, selle ma läksin väljas, muidu oleks ikka seest läinud, aga too jah, eelmine kurv läksin sealt väljast ja no pärast vaatasin Tseroni sõitu. Nagu sisekurvis seesmine too on ideaalne nagu oli, ma ei tea, kuidas ma nagu üldse ei näinud või mõelnud selle peale, siis mäletan, et trennis sai kogu aeg seda sisekurvi välimissoont sõidetud, no siis oligi ainult see välimine soon, aga noh, tänu kurvidel oli seal nagu 2 soont, aga ma ei tea, mul aju üldse ei registreerinud ära. Et seal on hea neid videoid tegelikult nagu teha ja analüüsida tagant järgi, et mida nagu teinekord paremini teha. Ma arvan, et nagu päris suureks abiks. No ma imestan, et nojah, see on saanudki soont tekkida, sest see ju randaaliti siin nagu läbi kogu aeg. Et siukest jah, väikest soont nagu ei oska nii hästi sõita, aga see kurv nagu oli hästi sobis, mulle meeldis täiega. Siin läks ka, no tegelikult juba ja rada läks päris okeiks ja siin pani kõige suuremast august läbi. Ja siis Egert Põldvee. Hakkasin siis teda püüdma. Egertist ikka ajad paar sekundit nagu kiiremad olnud. Siis mõtlesin, et okei, et mingit peaks nagu ikka kätte saama, aga siin ikka läks tükk aega, et siukene võrdne sõit oli. Ja ikka lähen siit sees kõige suuremates aukudes, kuigi tegelikult ju vaatad natuke kõrvale, et on täiesti okei soon, et mul oli eelmises sõidus meeles, et ta vedas nagu sinna välja, et ei olnud nagu hea, aga nüüd oli nagu näha ju, et tegelikult sile soon ilusti läks hüppe keskel, aga mis pärastpoole isegi lõpuks sõitsin seda, jälle läks nii kaua nagu aega enne, kui märkasin seda. Ma ei tea, see, et ma neid laineid ei hüppanud, see mul siin jääb vist elu lõpuni nüüd kripeldama. Nii, ja siin ma arvast Egert nüüd tegi vea, seal kuidagi, tõmbas soonest välja ja sain mööda. Ma nüüd hakkasingi seda, ikka proovisin sisekurvi, ma vaatasin, et sain mööda, et äkki muidu proovib mööda sõita, aga no siin täiesti ulme, kui sügav soon see oli. Nii, siin proovisin ka nüüd seda teist soon. Ma ei tea, nagu tagantjärgi vaadates nüüd tundus see rada ikka nagu päris kuiv, et oleks nüüd nagu ikkagi kordades kiiremini sõita, aga no jah, see ajasõit see on nagu iga see sõit kandub nagu järgmisesse edasi ja siis kuidagi võtab liiga kaua aega nagu arust saada, et see nagu rajaseisund ei ole nagu enam see, mis oli nagu ennem, et võib juba kiiremini peale keerata, et kuidagi mälus on ikkagi see eelmine sõit, kuidas siis mingistes kohtades libe oli ja see kuidagi takistab, et aga mida ring edasi, seda nagu rohkem ikkagi see tunnetus hakkas tulema, kuigi ma ei tea, väga kiiremini ei sõitnud. Samas esimene ring oli 2.47, siis sealt edasi oli 2.41, 40, 41, 39, 41, et mille üle õnnelik on, et vähemalt, et ringiajad olid stabiilsed. Et tasub alati midagi positiivset ka leida. Et kuidas muidu siin ikka seda mutti üleval hoiad. See ikka üli mõnus. Siis hakkasin ka väljapool hoidnud väljas rohkem sisse, et neid auke peaks nii palju sõitma, aga tänu sellele lähed siia sügavasse korvisoonda. Tagant järgi vaatad, tunne ei ole nagu midagi nii hullu, aga siin oleks võinud ka sinna vasakule tõmmata, palju siledam jälle oleks igas ma nüüd ikka siit läbi kõige suuremate aukude. Täiesti lõpust seespoolt oleks ka nagu siledam on. Siin vähemalt võtsin see sisemissoont. See on päris okei. Ja siin ma ei saa aru, ma ise mäletan, ma sõidus võtsin seda seesmissoont, aga ma ei tea, praegu küll ei ole ühtegi korda sõitnud.
aga mingi hetk ma nagu nägin, et on nagu hea sile, et sealt sõita. Võib-olla veel tuleb, pool sõit on veel ees. Siin sai jah niimoodi, et algsest soonest siis pööras natuke paremale ja jumala sile. Et see siledate nii-öelda kohtade nägemine teises sõidus ma arust nagu ülioluline. No oleneb muidugi, kui kõva sõita ja võhmaga oled. Et noh, võhm on, võid nendest aukudest ka täiega läbi panna, aga kui nii võimekas vend ei ole, siis ikka otsid neid siledamaid kohti ka ja ma usun, et see aitab nagu väga palju kaasa, et sõidu lõpuni kestmisele, et need augud ikka väsitavad väga hullult ära. Ja siin see soon oli juba nagu päris hea lai. No, nende arvates tulid nagu need päris okeilt välja. Aga nagu selle kurviga ma kuidagi nagu üldse rahul ei saanud hästi. Siin juba, no see nagu enam-vähem oli, aga no kuidagi aega see võit. Ja jah, nagu ka esimene sõit kedagi nagu ees ei ole, seekord ei lähe isegi keegi mööda, sest seekord stardis kõik püsti ja ees on tühjus, taga ma ei tea, kui pikk maa ja kas seal tühjus on, aga siit praegu ei näe. Aga ma arvast, et midagi väga tulemas ei ole. Raidoga esimeses sõidus sõitsin nagu kiiremini, aga pärast siin stardis kukkumist ütles ja, et ei kadus ka mott ära, et jah, pingutada ja siis ei tulnud tema ka mööda. Vaatan, kas siit on näha tahapoole, kas on keegi tulemas üldse. Okei, üks, no paar võistlejat on, et jah. Aga siis Mattias Pärnaku sõitis üli hea aja nagu 2.29, see on nagu 4. aeg siin teises sõidus, aga esimese ühe ringi sai kirja, et teisel pani joota, 3 ringi. 2 ringi, jah, 3. ringis tolle sama sirge peal pani korraliku paugu maha vist. Katkestas sõidu, mäleta, kas video peal nüüd oli. Siin proovisin sees, mis on tegelikult täitsa okei, kui järgi vaadata, et sai nagu hakkama küll. Aga jah, võistled ikka nagu vähe, et nagu oleks nagu võistleid rohkem, siis vähe huvitav on sõita. Okei, siit silmanurgast oli näha, et jah, Mats oli vist pauk ära pand. Et jah, rohkem võistleid, siis on ikka rohkem kellega võidu ka sõita, et mäletan, sõitma hakkasin see 20 aastana mingi ehkki X-klass, no muidugi siis oli neid klasse nagu vähem, see Pärnak oli pikal. Sul on mingi 60 võistlejat ja jaotati veel 2 gruppi ja E-klassis nagu samamoodi, et nagu ulme, see kuru tuli küll hästi. Ta oli ikka vinge, jah, et oli palju võistleid, E-klassi ka oli ikkagi omajagu, aga nüüd kuidagi ikka vähemaks jäänud. Eks ma sain aru, et see rada ka ajas just paljud nagu ära koju. Ja ma ei tea, kui palju, aga küllap nüüd kütusinnad ka ikkagi annavad oma põntsu sellele võistlemistele. Noh, siin osta autosse kütet ja osta tsiklisse kütet ja maksa osalustasu ja kõik lõpuks ikka tuleb korralik summa kokku. Endal on jah vedanud, et neid, oi, vana, seda ma ei näinudki. Normid pikali.
et jah, enda on vedanud, et siin naise ja äiaga nagu saame kolmekesi käia, siis saab neid kulusid nagu jaotada, on ikkagi kergem, et üksi peaks käima, siis oleks ikka väga keeruline, ma kujutan ette. Selles suhtes jah, ja et Toivo on ja Toivol see buss on, millega ta majandab ja et ütleme nii, et Toivo meil see kõige suurem sponsor. Ja tänu temal üldse saab siin nii palju võistelda. Et nagu väga vedanud sellega. Et siin vahepeal käime Toivoga koos nädala sees ka nagu trenni tegemas, et üli vinge, saab ikka normaalselt tunde hooajaga. Ja noh, eks siin ikka ole tulemus näha ka, et Toivo siin ikka mäletaks, Türil oli ka esimene vist, jah. Türil esimene ja siis siin nüüd Linnamäe ehk oli ja seal ka esimene, et ja no tahaks uskuda, et endal ka ikka on abiks olnud, aga tulemused väga veel ei näita. Aga noh, küll ta läheb paremaks. Aga siin on näha ikkagi, et Pärnak nagu üldse hästi läinud, et Chicken on ikka veel siin. No eks arvata, et tal ikka juba hoog oli ikka korralik sees seal sirge peal ja kui seal ikka alt ära viskab, siis ega see kukkumine ilus ei ole. Okei, see lõppus ikka, et sooned hakkas, see kurv hakkas täitsa okeilt välja tulema. Kaamera läks ka puhtaks nihu ja see kurv oli, jah. Muidu see lõik on ju mul lemmik olnud, aga see auk siin, see rikkus ära, aga sai hüpata küll. Siin viimaseks ringiks juba ikka sai leitud päris head need trajektoorid üles. Aga siia oleks ikka nagu on hoogu, aga nagu ikka vana aja oleks võinud ikka kiiremini sõita. Vot seda me ikkagi kasutanud sinna vasakule tõmmata. See nagu nägemata, aga vähemalt selle leidsin üles. Kuidagi väga hoog tuli maha ja siin tegelikult vaadates paremas eespool nagu veel parem soon tekkinud, et seda ma nagu ei näinudki lõpuni, et selle soona leidsin ka nagu üles. Et noh, siin lõpupoole ikka leiad küll neid siledamaid kohti, aga nagu need on vaja kiiremini üles leida, mitte et siin mingi 3 veerandu sõidetud ja siis alles hakkad avastama, tegelikult saaks siit ja sealt, no see võiks olla siin ikka nii, ma arvan, paar ringi sõidad ära ja siis võiks juba nagu tähele panna. Paremaid liine, aga noh, jah. Kõik õppimise koht ja no jumal hoidku see ikka täitsa jõhker, ma ei kujuta, et kurvid olid juba esimeses sõidus seal kõhu peale jäänud, et mis seal nagu teises sõidus sai. Täitsa crazy. Ja kohti siin on ikka palju, millega nagu rahul ei olnud, aga see jälle õpetab järgmiseks korraks, et siis teinekord juba tead, kuhu siis mingid tsooned tekivad ja kus kaudu nagu vaadata ja üldse sõita. Et kõik on jälle kogemus, teeb paremaks sõitjaks. Jah, viimane ring ja 10. koht ilusti seekord. Teine sõit ja kokku võttes 10. koht. Et siuke jah tavakas, ma saan kuski 8-10 koha laveerin. Siin MX liigas ja ehkis ka. Aga jah, saigi sõit tehtud. Järgmine võistlus ongi Linnamäe ehk ja tuleb ka see video.
tal on radikat, Robert läheb, sõidab nüüd C-meestega ühe sõidu. Päriselt või? Oota, radikas puru või? Siit selle toru, jumal lemm. Vaata, kus sa saad. Mul sellega, et kokku saad.